Mõni päev tagasi saavutas Iraan seni suurima lahinguvõidu selles sõjas. Kuid selle operatsiooni taga oli lääne vana tuttav vaenlane. Või oli see hoopis tulevane vaenlane? Igal juhul tekitab see Trumpi administratsioonile huvitava poliitilise probleemi, nii et me peaksime veidi aega kulutama, et proovida kõigest aru saada. Alustame sellest, mis tegelikult juhtus. Teeme väikese ülevaate selle tagajärgedest, liigume edasi selle juurde, mis Ameerika Ühendriikidel valesti läks, ja arutame siis selle seoseid võimaliku kolmanda maailmasõjaga, mis tundub tänapäeval videote puhul olevat pidev nähtus. Siin on kokkuvõte toimunust. 27 märtsil tulistas Iraan teatud hulga ballistilisi rakette ja Shahed-droone prints Sultani õhuväebaasi suunas, mis asub umbes kolmandiku kaugusel sisemaale Pärsia lahest. Ameerika Ühendriigid on seda baasi aastakümneid kasutanud oma mõjuvõimu näitamiseks piirkonnas, nagu näitab ka see arhiivifoto. Nüüdseks on raketi- ja droonirünnakud olnud sõja algusest peale igapäevane nähtus. Selles pole midagi üllatavat. Aga just see, mida Iraan ründas, või võib-olla täpsemalt, mille ründamist Ameerika Ühendriigid kogemata Iraanil lubasid, teebki sellest nii suure asja. 10 USA teenistujat said vigastada, kuid surmajuhtumeid ei olnud. Hävitati mitu KC-135 stratotankerit, millest igaüks maksab $80 miljonit. Need on lennukid, mis tankivad hävitajaid lennu ajal, võimaldades neil kauem operatsioone jätkata. Aga Iraani suurim saak sel päeval oli E3 Sentry, õhus asuv varajase hoiatuse ja juhtimissüsteem, lühidalt AWACS. Need on lennukid, mis toimivad lendavate radaritena, pakkudes laiemat ülevaadet, kuna neid ei piira nii palju maa kumerus. Võite ka meenutada, kuidas ma veebruaris hoiatasin, et nende saatmine Lähis-Idasse viitas palju ulatuslikumale operatsioonile, kui tol ajal arvati. Noh, siin me nüüd oleme. Ainult et Ameerika Ühendriikidel on üks AWACS vähem. Kui ma tohin korraks spekuleerida, siis tundub, et Iraan tabas otse AWACS-i radarikuplit. See tähendab seda kummalist ketast, mis on lennuki tagaosas küljes. See oleks ballistilisele raketile üsna muljetavaldav täpsussaavutus, kui suudetakse selline otsetabamus teha. Ja kuigi Shahedid ei ole Ukrainas just täpsuse poolest tuntud, võib üsna kindlalt arvata, et AWACS-ile tehtud rünnaku taga oli droon. Võib-olla oli see Shahed, millel oli tehisintellekti abil navigeerimistugi, mis otsis seda iseloomulikku kettakujulist vormi. Tõepoolest, teated viitavad sellele, et Venemaa on jaganud Shahedide tehisintellekti uuendusi Iraaniga. Võib-olla oli see Shahed, millel oli väga täpne GPS-süsteem ja väga täpne sihtmärgi asukoht. Sellest räägime kohe lähemalt. Igal juhul oleks rünnaku tulemus ühekordseks kasutamiseks mõeldud süsteem, mis maksab $10,000, hävitades $500 miljoni suuruse lennuki. Mis puudutab operatiivset mõju, siis sellel on tagajärjed. Ameerika Ühendriikidel on nüüd kokku 16 E3 lennukit, neist 5 asuvad praegu Lähis-Idas. Ideaalis tahaksid sa, et üks oleks õhus alati, kui lahingutegevus käib, mis praegu tähendab ööpäevaringselt. Seega võiks arvata, et üks ülejäänud 11 E3 lennukist satub peagi Iraani lähedale. Ameerika Ühendriigid kasutavad ka E2 Hawkeye AWACS-e, mis on piisavalt väikesed, et mahtuda lennukikandjatele ja täidavad sama lahingu koordineerimise rolli lennukikandjate löögigrupis. Need ei suuda küll nii kõrgel lennata, seega pole need nii head, aga vähemalt on need olemas. Töökoormuse kohta tekib küsimusi ka veidi enam kui 2 kuu pärast, kui Põhja-Ameerika võõrustab maailmameistrivõistlusi. AWACS-id on varemgi lennanud suurte spordiürituste kohal, et ohte jälgida. Sealhulgas jälgis üks NATO lennuk 2006. aasta maailmameistrivõistlusi. Võib kindlalt öelda, et praegu on neil kõrgendatud turvaolukord, seega võib juunikuu üritus saada samasuguse tähelepanu osaliseks. Tekib küsimus. Kas Ameerika Ühendriikidel on piisavalt katvust, et sellega toime tulla, või saadetakse NATO lennukid kuuks ajaks üle Atlandi? Igal juhul on Ameerika Ühendriikide ainus lohutus, ja sedagi väike lohutus,
see, et E3D tuleb välja vahetada. Need on vanad, kuid võimalikud asendussüsteemid on alles prototüübi staadiumis ning Pentagon vajab midagi, mis aitaks seda pikka ajavahemikku ületada. Seetõttu on see seni sõja kõige rängem rünnak, vähemalt sõjalises mõttes. Selle täpsustuse põhjus on see, et ma arvan, et poliitilisest vaatenurgast võib sellel olla väga väike mõju. Võib-olla oled sa selle pärast väga ärevil, aga sina ja mina ei ole keskmised valijad. Kiitus sulle selle eest, sest sina oled paremini informeeritud. Kui tavaline ameeriklane kuuleb sõna AWACS, siis ta ilmselt mõtleb, et see on see, mis juhtub, kui seljakarvad hakkavad kontrolli alt väljuma. Nad ei mõtle kriitilisele lahinguvälja närvikeskusele. Poliitiliselt on peaaegu ainsad asjad, mis loevad, bensiinhinnad ja aktsiaturg. Ma ei suuda meenutada ühtegi varasemat sõda, kus sõjaline olukord ja valijate meelsus oleksid olnud nii lahus. Isegi Vietnami sõda ei olnud selline. Seal vähemalt kujundasid arutelu inimkaotused. Siin tahavad kõik teada ainult seda, mis nende pensionifondidega juhtub. Muidugi, see võib muutuda, kui Iraan hakkab tõsiseid kaotusi tekitama. Aga seni tundub see Ameerika valijate vaatenurgast olevat lihtsalt raha küsimus. Olgu, nüüd liigume selle juurde, mis siin võis juhtuda, sest oli selgeid vigu ja on raske täielikult mõista, kuidas nii paljud asjad said valesti minna. Tahan alustada irooniaga. Üks paljudest lahedatest AWACS-i omadustest on see, et neil pole eriti aktiivseid kaitsevahendeid. Nende kaitsetaktika seisneb pigem selles, et nad suudavad tuvastada lähenevaid ohte umbes 250 miili kauguselt. Nii et kui vaenlane üritab seda pikka distantsi ületada ja midagi tulistada, pöörab AWACS lihtsalt eemale. See töötab hästi siis, kui oled õhus. See ei tööta nii hästi, kui sa istud maa pinnal. Üks küsimus, mida küsida, on miks E3 paigutati suhteliselt Iraani lähedale. Tõsi, see ei olnud otse lahe rannikul, kuid lääne pool oleks olnud veel võimalusi. See on oluline mitte ainult Shahedi droonide lennuulatuse tõttu, vaid ka seepärast, et sügavus aitab nende vastu kaitsmisel. Iga järgmine kaitseliin püüab probleemi järgmise jaoks hõredamaks muuta. Võib-olla oli see hooldusküsimus, aga õhuvägi ei hakka meile täpselt ütlema, mis kuhu peab minema. Tundub, et oli ka viga nii paljude lennukite ühte kohta koondamises. On lihtne vaadata seda Iraani väljalaskude arengut ajas ja mõelda endamisi, et Iraan ei ole enam oht. Tegelikult mitte. Raketide ja droonide väljalaskmised on sõja algusega võrreldes endiselt vähenenud. Aga vähenenud ei tähenda nulli. Pealegi on Iraanil ainus reaalne võimalus midagi sellise madala tulekiirusega läbi lasta see, kui nad koondavad need korraga ja suunavad samasse sihtkohta, lootes, et USA kaitse ei ole piisavalt koondatud, et kõiki neid kinni püüda. See strateegia töötab paremini siis, kui ka sihtmärgid on koondatud, nii et need lõhkeained, mis läbi pääsevad, ei tabaks korduvalt sama sihtmärki. Viimane tähelepanuväärne punkt on see, et sihtmärgid olid avatud alal. Shahedil on palju lihtsam midagi hävitada, kui see ei pea läbima betoonist angaarit. Parim aeg betoonist angaare ehitama hakata oli umbes aasta tagasi, kui Ukraina näitas, kui palju probleeme võivad põhjustada lihtsad kvadrokopterid. Teine parim aeg betoonist angaare ehitama hakata on praegu. Ma ütlen seda ikka ja jälle, sest see on endiselt tõsi. Kogu USA piiri ääres on palju haavatavaid kohti, mis ei ole korralikult kaitstud ja see on ainult aja küsimus, millal midagi sellist juhtub Ameerika Ühendriikides. Lõpuks peame selle asetama laiema sõdiva maailma koalitsioonide konteksti. Iraan ei korraldanud seda operatsiooni peaaegu kindlasti ilma välise abita. Nii paljude samaaegsete rünnakute läbiviimine USA lennukite vastu nõuab täpset teadmist, kus kõik need lennukid pargitud on. See viitab sellele, et vaja oli Iraani võimekusest üle käivaid satelliidipilte. Kõigi pilgud pöörduvad kohe Venemaa poole, sest varem oli teada, et Kreml jagas Iraaniga luureandmeid. Nüüd, viimase päeva jooksul on tulnud teateid, et ka Hiina jagab sellist teavet. Seega ei saa me tegelikult allikas kindlad olla.
Hiina soovib selgelt USA vägesid kurnata, et hõlbustada Taiwani sissetungi. Aga ma keskendun ülejäänud video jooksul Venemaale. Alustuseks tasub tunnistada, et Iraani sõda ei oleks toimunud ilma sissetungita Ukrainasse. Vähemalt mitte sellisel kujul, nagu see praegu on. Venemaa on Ukrainas nii palju nõrgenenud, et Valgel Majal polnud vaja Iraani poliitika osas Kremliga konsulteerida, nagu ajalooliselt oli olnud näiteks Süüria puhul üle 10 aasta tagasi. Samuti on tõenäoline, et Kreml oleks soovinud Iraani toetada selle haavatavuse ajal, kui protestijad olid aktiivsed, sulgedes tõhusalt selle võimaluste akna, mis muidu oleks sundinud Trumpi administratsiooni sõtta minema. Mis puudutab motiivi, siis Kreml näeb neid rünnakuid kahtlemata kättemaksuna. Osa sellest on Ameerika Ühendriikide varasematel aastatel Ukrainale antud otsene sõjaline toetus. Praeguse olukorraga sarnasem on luuretoetus, mida Ameerika Ühendriigid jätkuvalt Ukrainale pakuvad. Jah, riskides kõlada nagu ma lihtsalt toriseks, on Ameerika Ühendriigid seda teinud. Ei, see ei tähenda Ukrainale ütlemist, kus asub rafineerimistehas või sadam. Igaüks, kellel on Google Maps, suudab selle teabe ise hankida. Higem, nagu AWACS-i juhtum näitab, on satelliitluure kasulik selleks, et teada täpselt, kus asjad praegu asuvad. Näiteks, kus asuvad Vene õhutõrjesüsteemid või kus toimus konkreetse tanki viimane tankimine. On teateid, et Venemaa pakkus Ameerika Ühendriikidele vahetust. Mõlemad teataksid oma luureabi oma vastavatele partneritele. Mõistes, et selline kokkulepe on täiesti jõustamatu. Valge Maja lükkas selle tagasi, kuid selles jõustamatute lepingute maailmas ei ole lahendus probleemile pidurit tõmmata. Ja ometi, kõige muu toimuva kõrval tõmbavad Ameerika Ühendriigid pidurit. Kas mäletate seda draamat Vene naftatankerist, mis suundus Kuubale? Kriis lõppes ilma ühegi lasuta, ei kuule ega rummu. Aga takosid oli küll. Tanker randub varsti Kuubal ja laseb oma meeskonna maha riigis, mis vajab hädaski kütust. Kui valitsus venitab varused, peaks see andma saarele paar nädalat leevendust. Trump ei andnud eriti selgitusi, miks ta lubas tankeril läbi minna. Pärast seda, kui Trump näitas ajakirjanikele idatiiva pallisaali ehitusplaane, ütles ta põhimõtteliselt, et see oli humanitaarkaalutlustel, et iga riik võib sinna naftat importida ja et Kuuba on ühel või teisel moel läbi. Kui ma tohin ridade vahelt lugeda, siis on võimalik, et Venemaa eskortis seda üht tankerit allveelaevaga, nii et selle pardale minek võib olla keeruline. Ma mõistan, miks seda ei avalikustata, et vältida avalikku olukorda, mis meenutaks Kuuba raketikriisi. Kui see tõesti nii oli, siis otsiksin ma selle sisulisi lekkeid pigem varem kui hiljem. Vähem vandenõuline seletus on see, et Trump ei taha pidada Atlandi tankerite sõda samal ajal, kui ta ajab Iraani sõda. Teisisõnu, Venemaa luureinfo jagamise talumine on parem, kui üritada Venemaad alistuma sundida. Pole kahtlustki, et kongressis leidub palju neid, kes arvavad sellest teisiti. Some about the block. Mõned räägivad karantiinist üldiselt, mitte karantiini blokaadist, teised aga jõustamise ebajärjekindlusest. Tasub märkida, et Venemaa taaskäivitas tankerite saadetised Kuubale 2022 aastal. 2023 aastal oli paus. Vähemalt üks tanker jõudis saarele 2024 aastal. Bideni administratsioon ei peatanud neid targmed. Nii et taaskord, paljud kongressi kaebused on selles, et kas sul on karantiin või ei ole, ja lasta ükskõik millisel tankeril lihtsalt niisama läbi sõita, eriti kui see on Vene tanker, ei ole hea poliitika. Siin on veel üks irooniline nüanss. Praegu Kuubasse saabuv tanker ei saaks seda reisi enam korrata. Seda seetõttu, et see täitus Venemaa Primorski naftaterminalis. See terminal rünnati eile taas, nüüdseks juba umbes 4 korda veidi rohkem kui nädala jooksul. Võib-olla oli see 5 korda. See on juba selline hetk, kus ma olen järje kaotanud. Endiselt pole selgeid märke selle kohta, kas Ameerika Ühendriigid hoiavad nende rünnakute kohta luureinfot tagasi. Kuid üha enam tuleb teateid, et Valge Maja avaldab Ukrainale survet lõpetada naftataristu sihtimine just nende sisepoliitiliste murede tõttu.
Zelenskõi on samuti öelnud, et tema partnerid on palunud tal rünnakuid vähendada, ilma et ta oleks täpsustanud, millised partnerid need on. On ilmne, et seos Ameerika Ühendriikidega on olemas, kuid tasub meeles pidada, et ka Euroopa liidrid ei ole kõrgemate energiahindade üle rõõmsad. Igal juhul on see veel üks koht, kus Ameerika Ühendriigid võiksid vastumeetmeid rakendada, kuid võib-olla nad seda ei tee. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? Ühe ainsa rünnakuga hävitas Iraan vähemalt $750 miljonit väärtuses varustust. Ameerika Ühendriigid märkavad neid kaotusi, kuid olukord ei ole katastroofiline. Washingtonis tekib palju küsimusi selle kohta, kuidas Pentagon lubas sellise rünnaku tingimused tekkida. Iraan sai tõenäoliselt abi Venemaalt, aga võib-olla ka Hiinalt. Ja Valge Maja ei karista selle eest vastavalt. Sellega saab minu arvates läbi juba 32. järjestikune päev. Teen 33. päeva küsimuste-vastuste vooru Lines on Maps Extra kanalil. Allpool on kinnitatud kommentaar, kuhu saate oma küsimused esitada. Vaadake seda kindlasti. Kui teile tänane video meeldis, siis palun pange like, jagage ja tellige kanal ning kohtume juba järgmisel korral. Olge tublid!